Tšau! Ilusat esmaspäeva. On küll pime ja kõle ja sombune, aga sellegipoolest ilusat esmaspäeva. Ma loodan, et sul läheb väga kenasti. Ja tänane teema, millest ma soovin sulle rääkida, mis ma ütleks isegi viimaste kuude jooksul kuidagi on tulnud minuni, on muutused. Öeldakse sellist lauset, et ainus kindel asi on muutus. Aga mida see siis nagu tegelikult tähendab? Et seda võib vaadata mitut pidi ja pigem see nurk, kuidas ta on nagu minuni jõudnud, on olnud see, et see muutus, et nagu ükskõik kui palju ma pingutan, niikuinii tuleb mingi muutus. Et justkui see, et ei olekski justkui mõtet pingutada, et niikuinii see kõik muutub. Jah, okei, kõik ei saa kontrollida, sellega ma olen nõus. Tuleb elul lasta ka voolata, aga enda elu eest tuleb ikkagi võtta vastutus. Et jah, sina ise lood enda elu. Ja ma siis mõtestasingi lahti, et mis asi see muutus siis on. Muutus võib ühtpidi olla midagi välist, mis ei ole kuidagi sinuga seotud. Aga muutus võib olla ka midagi, mis on sinust otse tingitud. Ja kuidas see muutus siis algab? Muutus algab soovist muutuda. Ja sellele järgneb siis mõte, et mida ja kuidas siis täpselt muuta. Ja et ongi, et siis meie mõtted loovad meie reaalsust. Saame ise mõelda, millist reaalsust me soovime. Ja seega mõtlesingi, et hästi oluline oleks, kui sul on hetk või kui sul on aega, kirjutada ülesse ja märgata oma mõtteid. Esiteks, mis on mõtted, mida sa tead, et on head. Sa tead, et need on nagu täiega head just sinu jaoks ja täpselt nagu sulle. Aga sa pole jõudnud neid teha või on mingi muu asi tulnud vahele pidevalt ja et mis on need head mõtted? Teiseks, mis on mõtted, mis on kindlasti halvad? Nad võivad ka tulla pidevalt uuesti ülesse. Nad justkui võivad sees närida ja need tegelikult võiks visata prügikasti. Et mis siis teiseks on siis need halvad mõtted. Siis kolmandaks, et mis on need asjad, millele sa isegi pole julgenud mõelda. Ehk siis need on nagu mingid asjad, mis tunduvad, et need on nagu nii suured nagu mõtted, et ei tea, kas ikka mina sinna jõuan kunagi. Mis mõtted need on? Pane kirja. Ja vaata neile otsa. Ja vaata, kas sa tahad nende poole hoopis minna. Ja neljandaks, et mis võiks olla need head mõtted, mis ei ole su pähe veel tulnudki, kuna sa pole neile teinud ruumi ega andnud neile aega tekkida. Et jah, sellised 4 punkti ise läbi mõelda. Jah,
ma arvan, et see 4. on kõige huvitavam. ja muutuseid tehes ma arvan, et oluline on ka see, et mõelda päriselt hoolikalt enda soovid läbi. Ma mäletan väikse lapsena, mina väga tahtsin endale koera ja väga ja ma lõpuks saingi endale koera ja selles mõttes, et nii tore oli see kogu aeg ja see, kui mul kutsu oli ja meil oli nagu nii palju rõõmsaid ja toredaid aegu, aga kuidagi ma võib-olla ei mõelnud ette seda, et nagu temaga peab ka väga palju tegutsema. Kuigi vanemad mulle ütlesid seda, aga ikkagi see, ma arvan, et see aitas ka mul endal kasvada lõppkokkuvõttes. Aga et ükskõik, mis see siis ka ei oleks, ma ei tea, näiteks teine näide, et ma ei tea, et väga soovin endale maja, aga et lihtsalt nagu ka see läbi mõelda, et okei, et see pindala on rohkem, ma ei tea, koristamisega läheb kauem aega, peab muru niitma, selliseid nagu haldustöid on ka rohkem, et lihtsalt alati mõelda hästi hoolikalt läbi need asjad, mida sa soovid. Ja nagu kui sa soovid, siis nagu täiega. Ja ma soovitan nii koera kui ka maja. Aga jah, et lihtsalt igaüks tunneb enda jaoks, mis on su enda jaoks. Ja jah, et kui tavaliselt me mõtleme aasta lõpus, siis detsembri lõpus seda, et millised on minu uue aasta soovid, siis tegelikult mina juba alustaksin praegu ja mõtleksin läbi, et mis asjad need on, millega ma tahan lõpparve teha ja mis asjad on need, millega ma hakkan edasi minema, et sealt tuleb siis see muutus. Ja jah, et mõelda juba praegu, mis on need mõtted, mida sa oma pähe soovid. Ja ma tahtsin tuua ühe huvitava näite ka mõtetest võrkpallis. Et näiteks väga erinevad mõtted võivad tekkida pähe, kui sa oled kas väga palju ees kellestki või väga palju taga kellestki. Et kui sa oled ees, siis on nagu selline, et me kindlalt võidame ja et mitte sugugi üleolevalt, aga nagu nii huvitav on mõelda, et lihtsalt mingi punktiskoor juba suudab muuta seda, kuidas inimesed mõtlevad. Et jah, et mõtlemisasjad need on sinu elus, mis muudavad su mõtteid. Ja siis mõtle seda, et kas sa tahad, et need muudaks su mõtteid. Jah, et see on sinu enda valida, sest su mõtted on su enda valida. Ja et otsusta, milliseid mõtteid tahad. Ja võid minna ka väikeste sammudega, võid võtta sealt nimekirjast lihtsalt selle ühe mõtte, mida sa enam ei taha. Ja märka, kui ta tuleb ja siis luba tal ära minna, et ära jää temasse enam kinni. Jah, no võt, et sellised sügavad muutuste mõtted. Ja ma loodan, et saad oma mõtetel sabast kinni. Ja mis on nagu üliäge, et praegu saab tulla ka minu juurde teraapiasse, nii et kui sa osaled loosis, siis võid isegi võita tasuta teraapia endale ja ka enda sõbrale. 27. november, kui ma nüüd õigesti mäletan, toimub loosimine ja tuleb siis jagada 10. juubeli videot ja kirjutada sinna alla siis sõprade nimed, kelle vahel siis sa saad pärast valida,
et kellele sa annad siis selle tasuta teraapia veel. Et jah, siis muidugi like ja subscribe. et siin YouTube'is nagu nii tore on näha, kuidas järjest on kasvanud nende inimeste arv, kes siis on subscribe inud ja like inud ka ja jah, ootan siis ikka kolmapäeviti teraapiasse kõik ja jah, hästi põnev juhtum oli see kolmapäev, kui üks inimene broneeris siis 4 tundi ette, et ta tuleb teraapiasse. et nii, et saab isegi ka 4 tundi ette broneerida ja tulla ja seal Pääskülas siis ootan sind. Aga jah, olge siis mõnusad kõik ja loodan, et said endale mingid nippe mõtlemiseks. Vot, aga kõike head ja näeme jälle järgmine nädal. Tšau!